So. Tere taas. Ja, millest inimesed tahtsid teada? Inimesed tahtsid teada, me räägime siin hetkel ainult ühest fännist, aga inimesed, nii. Tahtsid veel taimede kohta teada? Taimede kohta teada ja võib-olla ongi parem, kui me räägime natuke taimedest, sellepärast, et tegelikult meil on mõlemad nendega rohkem oluliselt kogemusi. Ja me käisime kosmoses ära eelmine kord. TMT, põmm, see jutt saab läbi siit, go. Nii, see jutt on nüüd tagasi siin siis ja mina mõtlesin sinu käest küll küsida kohe otse teemasse minnes niimoodi, et esimene teema, mis ma mõtlesin kohe uurida ja rääkida siis enda arvamust ka, et ma olen nagu mitme mingisuguse tuntud inimese poolt kuulnud seda ja mitte vähem tuntud inimese poolt. Et näiteks ayahuasca puhul öeldakse, on öeldud siis nende poolt seda, et mine tee neid asju seal, kus see kasvab. Mis sa sellest nagu arvad, et ma ütlen enda poolt nagu, et minu jaoks ma ei ole nagu sellest vahest selles mõttes aru saanud, ma käisin seal esimest korda, nagu ma rääkisin, vaata, ja siis oli mul niisugune lahjem kogemus, võib-olla mis tõi mind järgmisteni, aga need järgmised tugevad kogemused, millest ma olen ka kõige rohkem nagu nii-öelda abi saanud, et need on toimunud kõik Eestis. Et selles mõttes, ma ei tea, mis sa sellest nagu arvad, kas sul on üldse kogemus seal nagu Eesti versus siis Lõuna-Ameerika või? Ei ole, vaata Lõuna-Ameerikas ma ei ole käinud ja ma isegi mõtlen, et ma ei ole vist Eestist väljaspool ka äkki olnud ühelgi tseremoonial. Nii et kogemuse mõttes ma ei oskaks nagu vahet teha, on ju. Aga ma olen kuulnud ka, et nii öeldakse, on ju. Keegi mainib seda vahest. Ja seal võib täitsa olla mingit nagu pointi. Et ma tean mitmeid inimesi, kes on spetsiaalselt läinud, on ju, nagu ka sina Lõuna-Ameerikasse. Ja seega ma ei oska sulle väga hästi vastata, kui see on täpselt siuke asi, et see tekitab selline nagu väljaütlemine, tekitab nagu huvi, et kas tõesti, et kui see on nii, siis ma oleks väga huvitav seda kogeda kunagi ja näha, kas seal on mingit erinevust, sest et kui ma pikalt selles mõttes ei jahu selle ümber, sest ma ei tea jälle, aga kuna mingit kogemust taimedega on, siis et kuidas ta mõjub ja kuidas see asi toimub ja aset leiab nagu, siis ma arvaks, et ta on veel kuidagi võib-olla ürksem aga mitte võib-olla rännaku nagu ajal nii väga, kus sa nagu nii võib-olla ei ole kehas, sa oled nagu nii kuskil oma mingit asja tegemas, vaid pärast. Näiteks, kuidas sa integreerud hommikul seal, on ju, et sa oled selle rännakust läbi teinud ja siis saad kõndida võib-olla looduses ja nagu see tunnetus on ja olles veel niimoodi hästi mõnusalt lahti igatepidi, et nagu vau, et see on siit pärit ja ma tunnen, et ma olen selles kohas, kus see on nagu aastatuhandeid olnud üleval see traditsioon. Et see võib teatud mõttes eriline olla. Ainuke võib-olla kontrast, mis mul endal on see, et kui seda on tehtud pealinnas, on üks asi, ka potentsiaalselt fantastiline rännak. Niipea, kui see on olnud Tallinnast väljaspool näiteks kuskil kohas, kus hoonete ümber on juba kohe loodus, sa oled põhimõtteliselt keset loodust, jällegi hommikud ja nagu kui sa võid sealt juba ruumist lahkuda natuke teistmoodi, sa võid minna muru peale, on ju, võib-olla isegi on mingi veekogu näiteks. Et see kogu kogemus olla kuidagi looduses või nagu täitsa linnast ära saab olla teine, aga jällegi eelkõige nagu pärast või. Selles mõttes, et ma ei tea, samal ajal kui see on nagu kestvas ööses, ma nagu ei mõtle, et ma olen mõelnud kuidagi, et ma olen nagu Tallinnas või ma olen hoopis nagu mingi keset metsa. Et need on veits erinevad ja aga ma arvan, et seal vist ei väga palju muud ma ei ole kogenud, et mängib kui see, et sa tunned nagu niisugust mõnusat eemalolekut. Umbes nagu ma lähen Tallinnast, sõidan lihtsalt välja puhkama korraks. Sõidan lihtsalt Tallinnast välja, et oleks natuke rahulikum korraks, sest me kõik teame. Tallinn parasjagu närviline place on ja eriti kui sa liikluses veedad palju aega. Yeah. Ma võtleks ka selle teema tegelikult niimoodi kokku, et tegelikult mida kaugemale sa Tallinnast võib-olla lähed, ehk siis oma
selles mõttes, et kui sa oled Tallinna inimene ja sinu nagu nii-öelda see igapäevane maatriks ja elukeskkond on Tallinn, mured ja kohustused ja kõik see kräpp on siin. Mida kaugemal sa sellest lähed, seda vabamaks ise suudad ennast lasta, mida vabamaks sa ennast ise suudad lasta, seda sügavam tuleb ka see sinu töö võib-olla. Ja, võib-olla jah. Et võib-olla sa hoiad nagu kinni ja sa ei saa nii sügavale minna, võib-olla kui sa siin teed kohe, ma ei tea, ka mingi reede õhtul ma ükskord tegin ühe rännaku samamoodi Tallinnas ja noh, see oli minu elus ikka kõige lahjem üritus üldse. Et ma jah, selles mõttes jagan su seda mõtet. Jah, Austraalias käisin ka mina tegemas, vaata, ja seal öeldi mulle, et noh, et arvesta, et vaata, sa tuled nagu planeedilt siit poolt ja nüüd sa oled sa siin, et kõik on nagu pea alas pidi, et see raputab nagu mõnusalt sind läbi. Aga noh, see on ka jälle see, et ma olin väga kaugel, tõesti, ma läksin väga sügavale, oli ka väga raske, aga jah, ja loodus oli ka muidugi kõrval. Et jah, aga see on see keskkond ka jälle, et sa oled spetsiaalselt läinud ära selle jaoks, sa oled nagu väga kaugel kodust, kõik need mured on kuskil teises planeedi otsas. Et pigem nagu see, et jah, et kas see nüüd, et nüüd see ayahuasca kasvab Lõuna-Ameerikas, et kas selles on midagi erilist, et seda me jah täna siis nagu kogeda ei saa, et seda saab siis igaüks ise siis seda kogeda või arvata. Aga miks sa ei võtaks mingit nagu, või noh, kui sul ei ole mingit arvamus, siis ei ole ju kogenud seda, kus sul ei ole mingit arvamus siis selleks, et sise jookseks. Kuna see esimene rännak, ma ei osanud midagi nagu toona arvata või oodata, ma jõhkralt põdesin ja kartsin seda, ma hoidsin ennast nagu väga kinni. Täna ma oskaksin selle kohta kindlasti rohkem öelda. Aga kindlasti selle Lõuna-Ameerika puhul tuleks vaadata ka seda, et seal on hästi palju neid mingid fake šamaane, inimesed, kes teevad seda raha pärast. Wow. Et seal tuleks kindlasti nagu ka teada seda ja kuskilt äkki siis mingisugune hea usaldusväärset allikas, mingi soovitus saada, kelle juurde sa lähed. Seal on igasugused imeasju seal olnud, et kindlasti ei tasuks kohe esimesele juurde minna. Mis sa kuulnud oled sellest? Sest ma olen natuke kuulnud, et on mingi fake värk käimas. Ja ma nagu midagi õudset kuulnud ei ole, aga lihtsalt, et inimene, kes ei tee seda nagu õilisele eesmärgile, lihtsalt kellel on raha pähe löönud, jah, et kas sa ise tahaks minna sellise inimese juurde kuskile rännakule, et noh, et kes seda ruumi nii-öelda hoidma peab ja kogu seda teemat üleval hoiab ja mis iganes kellelgi midagi juhtub, ta peab midagi teha ka oskama, eks ju. Jaa, absoluutely. Ja kas Austraalias ei olnud sul ka mitte pikem, ei olnud see dieta või? Ta oli nädal aega, oli kokku, me tegime erinevaid taimi seal. Ja sellest oli ainult üks oli ayahuasca rännak, hästi tugev tegelikult, jah. Seal oli esimene õhtu oli siis Liptoni tee. Enam-vähem, no ühesõnaga mingi ayahuasca mingi sugulas taim, mis seal samas nad ise kasvatasid. Ja ta oli siuke kohale toomiseks, ta ei olnud nii tugev. Ma selle nime jäängi täna see nagu võlgu, et ma ei oska, ma ei mäleta, mis asi see oli, kindlasti öeldi. Churema? Võimalik, ma ei tea, mis asi see oli. Ja sellega me tulime nagu kohale teisel oli ka ayahuasca hästi tugev kohe, jah. Ja siis oli päev pausi, higitelk, siis oli, või noh, see ei olnud paus, oli higitelk, siis oli see San Pedro, millest me rääkisime. Ja üks ayahuasca oli siiski veel, siis oli päev pausi, siis oli ayahuasca. Nii et selline intensiivne nädal oli, jah. Aga nagu dieta alla seda ei imetud? Selles mõttes küll, et me sõime ainult taimset toitu. Kas äkki muna oli ka korra sees või? Aga muidu oli taimne toit kogu aeg tellitud, kogu selle aja jooksul, see oli selle asja osa. Et see ikkagi noh, hoidsime ennast ka väga puhtana, muidu see asi jälle ei lähe sul sinna õigetesse sügavustesse. Looduses, jah. Äge. Kas ma sellest rääkisin sellest, et kui kedagi huvitab, et mis asi on see San Pedro, et me jõuame teisest asjadest veel pärast siin rääkida, aga San Pedro siis on kaktus, mõne sõnaga rääkisime sellest ja tal ei ole nagu psühhedeelset toimet. Ma ei tea, kas sina jagad seda arvamust, minu jaoks seda psühhedeelset toimet ei olnud, ehk siis midagi sul väga ei virvenda, võib-olla see on natukene niisugune high reso pilt nagu tekib, aga ta on niisugune tunnetamise taim, mis õpetab sind tunnetama ja meie eesmärk oli siis ka seal, et reconnectida ka loodusega. See on okei, ja läksime siis alla orgu džunglisse jõe äärde. Siis ütles, et noh, et ma küsin, okei, mismoodi ta mõjub siis või mis seal nagu inimesed teevad.
et on erinevaid, kes kuulab lihtsalt linnulaulu ja on siis need, kes, ma ei tea, püherdavad lihtsalt mudas. mis kuradi napakad need veel siuksed on, võtsin oma asjad kõik sinna nagu suvitaja, läksin sinna alla maha niimoodi. Ja siis, kui see mõjuma hakkas, siis ma olin esimene inimene, kes viskas kõik riided seljast ära ja läksin kohe sinna jõe sinna kõige kärestikumasse kohta. Siis ma niimoodi tundsin, kuidas kui suur osa ma nagu sellest loodusest olen ja milline distantsi ma olen oma egoga selle vahele loonud, kus ma tundsin kõike seda, et selle jõevool oli nagu minu verevool ja vereringe, see kõik oli nagu üks flow, mis seal oli, see oli nagu nii selge, et lihtsalt kallistasin puid ja kivisid ja kõike ja tänasin seda emakast loodust selle. Alasti seal jões karjusin ja röökisin ja siis pidin kogu aeg näitama niimoodi pöialt niimoodi sinna nendele eraldi üks inimene tuli mind vaatama, et see vend on kõige rohkem ära flippinud, siis ma ütlesin, kõik on väga hästi, no. Aga jah, see oli nagu sükene mõnus reconnectimine. Kuidas see nagu, jah, seda võetakse siis mingi roheline pulber oli, panin vee sisse, hommikul jõime siis ära. Aga mis oli minu jaoks natukene siis lõpupoole võibolla hirmutav, et mitu nagu sükest lainet tuli. Hästi tugevalt tuli, ta oli nagu 5-6 lainet oli kuni õhtuni välja. Ühe sama võttu pealt. Ja ainult üks kord võtsime, eks te... Ma ei tea, mul päris tundlik keha ka, et võibolla siis oli see minu jaoks siis mingi suur kogus või ja sükest mitu lainet tuli ja siis vahepeal lihtsalt võdisesin seal lihtsalt midagi suutnud teha niimoodi ja mis oli seal mingi suke tore water lady, me kutsusime mingi naine tegi nagu veega puhastust või mingit sükest tseremooniat, see oli ka äge. Siis vahepeal nagu vaibus maha, siis vaatasime, okei, nüüd hakkame kõik jälle ära minema ja hakkasime sealt ära minema siis kuskil ülesse ja oli siis mingisugune teine osa, tehti seda heliteraapiat ja siis oli ka mul ikka mõtlesin, nii jälle tuleb mingi rets, mingi hoog tuleb peale niimoodi, täitsa lõpuks küsin šamaani käest, et kuule, millal see üle läheb juba, ära põe, lähme tantsima, siis oli mingi muusika peale, tantsime ja lõpuks oli jah, õhtul oli nii väsinud, siis ma ütlesin ka selle õhtusöögil, esimest korda, kui ma sõime, oli 6-7 ajal vist, et I need a vacation. See on ju nii rets, et see ütles ka, et ma vaatasin jah, et see oli nagu see kollum seal mudas püherdasin. See vist oli tõesti pärast trip, et see oli siuke kogemuslik jah, niukene connectimis rännak, aga jah, mingisuguseid hallutsinatsioonseid efekte sellel ma taimel ei ole. Kaktus ja toimeaine siis meskaliin on ju. Meskaliin, okei. Ja kas see... Aga kuidas selle, kui sa kirjeldad seda kogemust, siis kuidas selle doseerimisega nagu läks, et võib-olla kas ta oli ka sellepärast äkki intensiivne, et keegi mõtles, et võtta siit karbist nii palju, kui sa soovid või keegi vastas sulle otsa, ütles, et näed, sina võtad sellise koguse? Minust oli kõikidele valmis pandud see, täiesti võrdne kogus. Absoluutselt kõigile oli valmis pandud, ta lihtsalt kaalus selle, siis ma sattusin sinna kogemata, siis ma ütlesin, kuule, kas see nüüd on minu kord või? Ta ütles, et noh, ma ei tea, et eksitusi ja juhuseid ei ole olemas, nii et järelikult on sinu kord, siis ma võtsin lihtsalt ühe karbi ära. Aga ta ei teinud seda jah, nimeliselt või näo järgi või mitte midagi, ta tegi lihtsalt nagu kõik need valmis need doosid ja siis võeti see sisse. Oli sul selle taimega esimene kogemus? Esimene, ainuke tänaseks, jah. See võib ka olla põhjus. Okay. Et ta võib olla, mõjub intensiivselt, eriti esimene kord. Ja, see võib olla see teema. Ja, ta ei teki... Sul oli Eestis? Jaa, jällegi ma praegu proovin meenutada, ma ei ole oma meelest käinud välismaal ühelgi taime rännakul vist. Vabandust, seened küll, kuhu me jõuame pärast on, aga jah, seened, sinna me jõuame. Ja ma ütlen ka, miks me sinna jõuame. Sest et on aeg minna seenele. Ühesõnaga... San Pedro on, jällegi ma pole nüüd nagu aastaid kogenud seda, kuid üks mul lemmikuid, täiega lemmikuid, sest et jah, ta on, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei oska üldse proovida võrrelda, veidi leebem selle koha pealt, et jah, ta ei ole niimoodi, et sa paned silmad kinni ja sa oled uues kohas. Ma lihtsalt tean nagu, ma ei tea, kas need saab öelda erandid, aga neid on ikka vahest tuleb ette, et on mingeid visuaale. Mõned inimesed on raporteerinud, et jah, oli väga palju täiesti nagu korralik visuaalide värk. Aga ma imesta, kui see on umbes sama nagu, kui ma võib-olla eelmine kord mainisin, et muidu kanepiga vähe kogemust,
aga ühel korral ka aasta tagasi, kui tehes seda läbi vaporizeri, nagu mingi ayahuasca mingisugused, mingid mustrid värgid on ju, paned silmad kinni. Et need teatud need ravimtaimed, õpetajataimed võivad vahest tekitada visuaale, isegi kui nad üldiselt ei tekita, ma arvan. Nii et mul pigem ei ole olnud, mul San Pedroga on üksjagu kogemusi ja jah, ta on, kui ma ütlesin kirjeldan, kuidagi nagu ta on mingi tänupalve taim, palvetöö taim. Ja jah, sellel on mõnus ilus võlu, et inimesed saavad olla nagu ringis koos palves, on ju tänupalves pikalt ja see on nagu ikka kõik kergelt võimendatud on ju, muusika, mida mängitakse on ju, kannab kogu seda palvet ja ta on jah, nagu ta öeldakse vanaisa on ju. See on huvitav sükene viis proovida seda mingis suunas nagu kirjeldada, et süke, see on hästi, sest et algusest peale nagu ma olen kuulnud, et vanaisa on nagu süke, selles mõttes nagu lapselapsega karm, aga samas süke hästi heatahtlik. Et ehk et ta on hästi tugevasti kohal, sa tunned, et see kogemus on siin kohal, sa tunned, et sa oled selles kogemuses. Aga samas ta on suht pehme sinuga, ta ei ole nagu ayahuasca, et sulle iiveldad seal pool ööd. Aga samas võib-olla, ka on siukseid erandeid olnud, mäletan hästi, et inimene on eriti hommikuks eriti siuke pool uperkuudis nagu ja siis ta vaikselt taastub ja kõik saab korda, on ju. Ja ma toon siia vahele selle mõiste tõesti, et see vanaisa oli ja siis kui mina sellel kogemusele seal jões püherdades tagasi vaatan, siis oli see jah, ma nimetaks midagi seda, et vanaisa viis poja sinna džunglisse ja ma ei tea, siis kas võib öelda, et tõi mingis mõttes mehe nagu tagasi. Mingis mõttes mehe mana. See oli, ka testis korralikult, ütleb nii. Kas sina võiks ka öelda, et seal oli mingid laineid, et ta oleks tugevad? Samas igasugune taim tegelikult töötab vist nii, et ta läheb nõrgemaks, tugevamaks, et võib-olla see on siuke üldine või? No, või kuidas? Teda aastad tagasi alguses võib-olla jah, või nagu ma arvan, erinevate taimede puhul oli nagu siuke küsimärk otsa ees, kui keegi peale esimest nagu ütleme lainet tuli umbes, et mingi tirit, juurdevõtmise aeg, kes soovib, siis palume juurde. Et mul on nii intensiivne värk, et mis mõttes juurde midagi siin võtan on ju. Aga ma arvan... Kas, oota, ma segan vahele jälle, et kas seal oli siis mingid juurdevõtmist ka veel seal teie üritustel? Ja nii ayahuascal kui San Pedro on ju, absoluutselt, et võetakse nagu ikkagi natuke juurde, mitte... Meil vist anti nii palju, et nagu tõesti tehti kindlaks kohe, et keegi juurde ei küsiks. Ma ei viitsi rohkem. Võib-olla tõesti. Aga eks nad ise teavad, kuidas šamaanid neid asju läbi viivad, on ju, oma meetodit kasutades, aga ja üldiselt on ikkagi juurdevõtmist on erinevalt, on, et vahest on, see on hästi oluline element, mida tasub, eks kõik panevad seda tähele, kui nad seda kogevad. Aga tasub mainida, et see on nagu selles mõttes süke põhjusega ja püha, et kui antakse esimene kord sulle mingi väike tops, mingi portselan anum, kus sees on siis see taim üldiselt mingi väikse joogina, vahest tökatina, vahest mingi kuidagi pulberdatud ära, süki jahvatatud hästi peeneks nagu uhmerdatud ära. Et see esimene kord peabki olema ebameeldiv, nagu see sissevõtt. Et ayahuasca ikkagi ei maitse nagu Fanta on ju, et ta on ikkagi võrdlemisi ebameeldiv ja vahest saad väikse rosina või mini viinamarja otsa sinna, nii et see oleks nagu aga ette ei soovitata siis juua, sest hakkab kohe nõrgendama selle mõju siis, jah? Just, ta lahjendab on ju. Ja või siis, kui sul on mingi uhmerdatud, tuhastatud põhimõtteliselt mingi taim, siis samamoodi seda tuhka nagu mingi suhu kühveldada ja sealt väiksest topsist on ikka väga ebameeldiv. Ja siis ta on nagu San Pedro näiteks, ta on ikkagi
igal pool sul seal suus on ja, aga noh, vaata jällegi see on osa sellest, Ibogal oli sama case, ka siuke minust mingi ära jahvatatud mingisugune stuff oli. Et ta on esimene kord sisse võttes nagu suhteliselt ebameeldiv, et sul ei oleks niimoodi, et umbes, et šamaan, et kuule, sa ole hea, tule need, too need asjad siia, et nagu let's go on juba, et let's go. Et sul oleks, et noh, kindlasti austaks seda kogemust, seda taime. Ja siis hiljem, kui on juurde võtmist, mis ei ole kindlasti kohustuslik rännaku ajal, siis see võib olla natuke teistmoodi juba. Kes annab sulle kes annab võib-olla teed, antakse tavaline tee, maitseb nagu suht tavaline tee jooks soe süke, aga on ka San Pedro. Et alguses on see kindlasti nagu see süke nagu mitte nii meeldiv sissevõtmine, pärast on juba palju lihtsam või isegi väikse mingi kompveki näol. Aga algus esimene kord, see on pointiga neil alati kindlasti, miks ei ole niimoodi, et nagu mingi tavai sõbrad, kõik olge head, võtke oma šokolaadid sisse ja valmistuge, noh, et ta on ikkagi nagu traditsioon ja tuleb austada seda. Ta annab päris palju. Mainisid Ibogat korra vahepeal, kas see Iboga kogemus endal puudub, et kas Iboga nüüd on see, mis on hästi tugevad mingi sõltuvustest lahti saamiseks? Jep. Taimne vahend. Ma olen kuulnud mingisugused väga retse lugusid, see on võib-olla kõige raskem asi üldse, mida teha, aga ütle sa, mis? Ma olen ka kuulnud niimoodi, ja heroiini sõltuvusi ja ikast väga tugevaid asju ravitakse siis selle taimega Iboga, mis siis on vist oma lähteallikalt Aafrika taim või? Ja Gaboni piirialadel on see ma tahaks öelda kasvamas, aga tegelikult mingi jutu järgi kasvanud, et ma ei tea, kuidas sellega tänase seisuga on. Liiga palju jaks juksi maini selle kohta, sest ma ei ole päris kindel, mis asju nagu mainiti, aga vaat jah, ma ei tea selle kasvamise selle mõttes, et koha pealt, et kas ta suudab kasvada mingis teist tingimustes või mitte, ma ei tea, point selles, et näiteks nagu Kesk-Ameerikas on Iboga kliinikud, minu arust need on mitu kindlasti, sest et see on seal legaalne. Ehk siis ta kasvab äkki seal ka või kasvatatakse seal? Äkki kasvab. No nii nagu seda taime seal, mis ma tegin esimesel Austraalia päeval ka, et see ei tundu olevat sealt pärit. Right, et noh, see oleks natuke jabur, et kui, samas võib-olla ka oleneb, kuidas need seadused nagu on, et kuidas seda näiteks, minu arust oli Mehhikos vist on Iboga kliiniku tekime. Samas Mehhiko käib on nüüd on põnev, Mehhiko käib ju 3. riigina Põhja-Ameerika alla on ju. No anyways, Mehhiko ei ole Kesk-Ameerika, tore. Kesk- või Põhja-Ameerika, jah? Kuskil seal ta vahepeal ta asutseb. Mehhiko, USA ja Kanada. Lõuna-Ameerika alla ta kindlasti käib. Ja, anyway, Mehhikos vist olen kuulnud, et olen isegi veebilehel käinud, on olemas Iboga kliinikud, et ma ei tea, kus nad source ivad neid asju, aga basically siis ja Kesk-Aafrika riigi Gaboni traditsioon on see. Ja olen ka kuulnud, et on sükene väga hardcore. Oled sa teinud seda? Ja. Ma olen teinud seda nii-öelda nagu ühel korral, aga 2 ööl. Et üks sükene, ma ei tea, äkki oli nädalavahetus või midagi. Ka nagu aastaid tagasi ja 2 kuud järjest. Ja noh, jällegi nagu sa ütlesid kas või selle oma Lõuna-Ameerika kogemuse kohta, et kuna see oli esimene kord sul on ja siis natuke teistmoodi võib-olla ja jumal teab, mis põhjusel ei minda siin nagu täna võib-olla läheks on ja selle rännakuga. Et samamoodi ma... Santi sulle siis mingi väiksem kogus või sa nagu ei tea palju? Ei, ma arvan, et see oli nagu siuke täiesti okei kogus, et ma ei mäleta selle konkreetse rännaku nagu doseerimist või niimoodi seda hetke, aga ei, ta ei olnud leebe, aga lihtsalt, et... Kirjelda natuke seda mõju või kuidas see... No, kui ma kirjeldan seda formaati üldse, kuidas see nagu läbi viiakse, siis selles mõttes on see nii individuaalne, et selle ei olegi vist väga point, et mõnel võib-olla on inimesed nagu püstiasendis või istuvad, aga selles mõttes on nagu mingi istuvad oma lootuspositsioonis on ja või siis on mõned võib-olla sellil ja et see on erinevalt on ju, aga selles mõttes ollakse ka pigem esiteks ringis või nagu enam-vähem mingi kuju, mis meenutab ringi.
kuna ma arvan, et see traditsioon on nii spetsiifiline ja see muusika, mis kannab seda rännakut, on nii spetsiifiline, siis keegi ei hakka jumal teab, mis virtuoose kuskilt kohale lennutama. Ehk et mängitakse muusikat spetsiifilist, mis on pärit siis sealt riigist, on ju. Et see seda asja nagu kannab ja siis hallutsinogeenne. Ta on vägagi, ehk et kui sa selle võtad sisse ja siis oled veidi aega möödunud ja see asi hakkab ka nagu muusika taustal toimima, siis silmad on kinni ja ta on hästi sarnane nagu unenäo nägemisele. Aga sa põhimõtteliselt näed, kuidas ma ütlen, sa oled nagu, võib-olla natuke isegi nagu lucid dreaming selles mõttes, et sa võid vabalt teada, et sa oled nägemas nagu neid pilte või selles mõttes, et sa ei ole nagu täiesti ära, no nii-öelda kui sa näed und, siis enamasti me ei ole teadlikud sellest öösel, et me oleme und nägemas on ju. Kui me oleks, siis selle kohta on nagu lucid dreaming on ju, ehk siis nagu ärkvel unelemine või midagi on ju, et sa saad aru, et sa oled unes on ju, seda juhtub harva, aga inimestel juhtub seda eriti nendel, kes harjutavad. Et iboga on hästi sarnane selle koha pealt, et sa näed nagu ka staatilist mingit pilti või siis kergelt mingit liikuvat pilti ja nagu enam-vähem nagu igapäevaelu, et ütleme, sa paned praegu silmad kinni ja ikka näed niimoodi. Et ikka näed, et noh, need asjad siin, need asjad seal ja niimoodi. Võib-olla see spektri ei ole nii lai, et sa nagu silmadega näed nagu mingit seda perifeeriat on ju. Aga hästi siuksed selged pildid. Ja vastupidi on ka võimalik, et sa paned silmad kinni ja näed mingit täielikku kosmust, et silmad lahti, et näed seda sama kosmust edasi. Ei, niimoodi ma jälle kuulnud, et oleks. Et sul jääb see võime ikkagi selles ruumis toimetamiseks ja arusaamiseks, kui on vaja WC-sse minna, sa suudad seda teha kõike. Ja, absoluutselt. Ja, see üldiselt ju on ju, isegi võib-olla kõige intensiivsematel ayahuasca aegadel on niimoodi, et noh, kui sa tõesti oled mingi ennast täis kakamas vaikselt juba on ja siis sa nagu suudad korraks ennast kokku võtta ja nagu minna sinna, kuhu oleks natukene parem seda toimingut teha, ehk et tualett. Ja aga ehk et ibogast ta nagu, ma imestan, kui ta oli mulle märksa nagu erinevam kui nendel inimestele, kes olid neid kas varem juba kogenud või lihtsalt oma life story'ga, kus iganes nad olid seda sama asja samal ajal kogemas. Ehk et ma olen kuulnud, et mõni näeb ainult ühte asja näiteks on ju terve rännaku ajal, mis on ilmselgelt selge märk talle. Läksid sa mingi taotlusega sinna ka või? Kuidas see seal? Jah, vist oli küll, et ma arvan, et see oli niimoodi, et need šamaanid olid hästi parasjagu siuksed võimsad tegelased ja nad, ma ei mäleta, kui seal oli isegi vist mingisugune, et kirjutage eelnevalt juba mingid asjad välja enda jaoks ja siis need umbes tekstid vaadati veel üle või mingi siuke värk. Okay. Ja üldse see punt pandi minu meelest kokku kuidagi niimoodi, et valiti nagu välja vist, et kes sobiks sinna ringi kokku või midagi sellist. Nii ma vähemalt sain aru, kuid kogu selle mitme päeva vältel ma ei tundnud üldse, et oleks nagu esiteks teiste inimestega üldse mingit suhtlemist või värki ja ma ei tea. Igatahes jah, visuaalid on väga nagu palju ja väga selged, vaata ta ei ole abstraktne, nagu ayahuasca on, kui üldse miski abstraktsed visuaalid, mingi kaleidoskoop. Mingi sarnasus on jah, kõikidel nendel rännakutel võib-olla küll. Ibogal on täiesti null nagu, ta on nagu elav uni, täiesti teistmoodi kuidagi suhtleb. Ja kui ma proovin meenutada, no näiteks, okei, ma veits kirjeldan, mis meenub, esiteks need, mida ma nägin, ma jätan pool enda teada pigem, aga mingid asjad ma kirjutasin nagu pärast üles ka, et võib-olla aastad hiljem oleks huvitav nagu vaadata, et mida ma nägin või kuidas see mind täna kõnetab, mida ma nägin. Ja aga näiteks sellised füüsilised sensatsioonid olid päris huvitavad, et lamades seal siis ma tunnen nagu näiteks, et keegi, kui sa teed endale niimoodi, siis see on täpselt sama efekt, et kui sa korraks teed näpuga endale ma ei tea, kolmanda silma kanti, väikse siukse täpi nagu niimoodi nagu vajutad.
täpselt sama efekt. Olen seal, keegi teeb mulle niimoodi. Teen silmad lahti, mitte kedagi ei ole. Et nagu seest poolt siuke täpp nagu sinna kohta ja siis oli vist 2 kohta veel kuskil jala peal ja ma ei tea, puusa peal või midagi. Samamoodi siuksed täpid käisid, ma ei tea, selle aja jooksul seal kuskil. Et see oli päris huvitav, nagu siukene, ei ole varem siukest asja kogenud, see oli päris huvitav. Ja nagu on öeldud, et suhtleb arhetüüpide keeles. Sel ajal ei olnud mul sellest sõnast väga mingit ettekujutust ka, ma tõenäoliselt läksin sõnastiku juurde, et vaadata, mis arhetüüp siis on ju. Ja jah, seal on vägagi siukest mingit kuningat näha ja mingisugused siuksed basic karakterid, basic siuksed baas energiavorme või nagu energeetilisi nimetame siin koha peal need 3 või 4, see on siis Jungi loodud seda mehe baasarhetüüpi. See on siis kuningas, sõjamees, maag ja armastaja. Ja. Et nagu nii-öelda see mehelikkus on jagatud siis nii-öelda nendesse 4 lahtrisse. Et kui need kõik 4 omavahel perfektset koostööd teevad, siis see on kõige vingem mees. Ja. Nii et sina tundsid siis kuningat ja Joosa tundsid äkki võib-olla neid, mis kõnetas, mis sul oli siis vaja või? Ja, see oli kihvt jah, sest et ma olen seal nägemas, mis ma olen nägemas ja siis lihtsalt järsku vaatan, kuningas vaatab vastu nagu hästi huvitav, mingi mees, kellel on kroon peas ja siuke hästi huvitav. Ja siis hiljem, kui oli see hetk, kus siis šamaan saab aidata mõista, mida nähti või miks nähti, täpselt siis vastavalt ühele inimesele korraga, siis ta natukene selgitas selle kohta ja aga mul, mis oli huvitav, praegu meenub ka ma ei tea, kas ma unustasin mingi memo lugeda läbi või ma lihtsalt õigel ajal ei pannud tähele, mis toimub, ei kuulanud. Ma mäletan praegu väga hästi, et kui see time võeti sisse ja ma läksin pikali ja muusika läks käima, et nagu me läheme nüüd siia asja sisse, siis ma hakkan nägema umbes mingit und ja näen mingisuguseid unenägusid juba umbes on ja siis pannakse üks hetk nagu see muusika kinni, et nüüd on siis aeg, et inimesed saavad nagu öelda, mis nad nägid. Ja siis mul oli, ma mäletan täpselt, et see oligi see või? Ma ei teadnud, et ma pean meelde jätma, mis ma nägin. Ma lihtsalt, ma kuidagi magasin selle koha täitsa maha. Sest see oligi see. Sa võtsid ja lasid kohe lahti ja kaifisid seda lihtsalt suure südamega. Vaatasid. Ma ei saanud nagu, mul on umbes, et keegi nagu öelnud mulle, et ma pean nagu meelde jätma, mida ma näen praegu, sest et, aga anyways, hiljem siis mul oli nagu pilt selge, aga ja siis jah, ikkagi tasus täitsa nagu üles kirjutada mingid asju, sest et nagu ka DMT, need asjad kipuvad vägagi palju meelest ära minema, on ju. Et sa tuled sealt kuskilt kaugelt näiteks tagasi ja sa nagu unest tuled tagasi ja poole päeva peal enam juba ei mäleta, mis sa tegelikult öösel nägid. Kuigi nii öösel pool läbi une, kui ka varahommikul just ärgatas oli nagu väga hästi meeles, mis just toimus, on ju. Hiljem nagu ei pruugi olla. Kuidas see lahti lasi see taim, siis ütleme niimoodi, et kui nüüd jälle see mingi herosõltuvus ravi puhul räägitakse, et sul on ikkagi nädal aega on ikka väga rets olla kokku. Kuidas sul siis oli nii, et sa veel teine päev seda peale tegid uuesti? Rahulik oli. Hommikuks, mis kell sa magama jäid, kas ta võtab une ära? Sarnane vist nagu ayahuascale ehk, et tegelikult kui on öö otsa nagu tegeldud millegiga, siis hommikuks pigem oled siuke paras sossu nagu, samas on siukene nii lahti olla, et nagu mõnes mõttes ei pole raatsi magama minna ja nii nagu hea ja põnev on ja ilus on, vaatad, ma ei tea, seina ja ilus on ja tore on, vaatad loodust ja on tore. Ehk, et tegelikult oled vist kindlasti veits siuke sossu ja aga jah, ma arvan, et vaata, kuna ma olen seda ainult ühe korra kogenud, siis selle vastu mul on selles mõttes küll nagu olnud huvi, et kunagi, ma ei tea, jumal teab millal, aga kunagi võiks seda ikkagi uuesti kogeda. Et jah, mõnes mõttes nagu teed juba sellise nagu
sellise connection'i üle nagu selles mõttes sihuke nagu hea tunne, et noh, et isegi kui sa kunagi koged seda taas, siis ta on nagu natukene nagu siukse vana sõbra taaskohtumise hõng, sest et noh, et ta on olnud kunagi sulle abiks, on ju, sa oled kunagi kohtunud temaga ja sul on väga hea meel selle kohtumisel olnud ja siis sa näed uuesti teda, et see on kindlasti hästi mõnus siuke südamlik värk, et jah, aga ei nädal aega hiljem, põhimõtteliselt, mis on tüüpiline, on niimoodi, et sul ei ole mitu päeva nagu väga millestki rääkida. Nagu sul on nagu, pole väga nagu probleeme, pole nagu väga muresid, et kõik suhteliselt nagu rahulikuks võetakse. Kõigil muul vist keeratakse volüüm niimoodi maha, et see paistab seal kuskil eemale. Jah, aga näiteks isegi praegu mõtlen, see on umbes sarnane vast nagu lapse sünniga juulikuus, et nagu nii paljud asjad muutuvad ebaoluliseks, üleliigseks mingid asjad ja samamoodi on nagu siuke, sa oled seal oma mingi haiglapalati pesas mõnusas on ju turvalises kohas, nagu nii sa midagi muud ei tee otseselt, millestki rääkida ei ole, kõik on nagu okei, on ju, hoolitsed seal lapse ja naise eest, et kui aeg jääb üles iseenda eest ka ju, et nagu et rahulikuks võtab nagu jah, aga jah, mitu päeva ei pruugi muffiga olla nagu väga otsest rääkida. Aga jah, nagu öeldakse, et ta ühendab ajus lahti sõltuvussuhteid, sõltuvussidemeid, et see näib täitsa pidavat paika ja et mitte, et ma sinna oleks läinud mingisugusest süksest asjast vabanema, et mingit sükest füüsilise asja, mingit addictionit mul nagu ei olnud. Aga jah, ma ei mäleta, mis taotlused need olid, ma arvan, et sükses mäletan ka, et need suht basic taotlused tõenäoliselt, mis ma sinna panin, aga niipea kui üks inimene korraga käis šamaani kabinetist läbi, kui need 2 jõmmi vaatasid sulle vastu, siis nad panid kohe cancelisse kõik su need taotlused ja ütlesid sulle uued taotlused. Ja siis selge, ma panen, oota, mis see oli, ma panen nüüd kirja need taotlused, mis mul tegelikult läheb. Ja põhimõtteliselt nii oligi. Et nad ikkagi konkreetselt juhtisid seda asja nagu päris jõuliselt, aga mul isiklikult ei ole mitte halba asja selle kohta öelda, et jällegi need on lihtsalt ühed tegelinskid. Neid on kindlasti maailmas veel ja veel, kes teevad täiesti omal viisil seda kogu värki. Võib-olla see meetod võib isegi olla erinev šamaanit ja ka... Absolutely. Ei tea, Ivogas siis nii palju või? Kas võtame Ivoga sellega kokku? Ja vaata näiteks nagu mõni šamaan teeb ajavaskat kott pimedas. Mõnel on nagu mingi tuba, mingi küünled täis. Et veits nagu erinevad kogemused on ju. Noh, jah, näiteks kott pime on ju. Isegi ühtegi küünat ei ole. Põhimõtteliselt sa ei näe enda ette, nii pimedaks tehakse kõik on ju. Ma tahtsingi vist küsida järgmisena võib-olla seda, et milline, mis iganes taimne rännak siis minu enda puhul on see ayahuasca on, mis on see siis nagu, ma ei tea, kes siis kõige meeldejääv on olnud ja mille pärast minu puhul siis mina ütleks seda, et mis on nagu 2 kõige tugevamat rännakud, mis on vast võib-olla kõige suuremaid tulemusi selgemalt nagu andnud. Ja see üks oligi esimene tugev ayahuasca, mis oli siis kottpimedas 2 ööd järjest ja see teine öö oli siis minu jaoks kõige rohkem challenging. See pani mind ka korralikult proovile ja ma võin seda natuke nagu kirjeldada, et selles ei ole nagu, ma leian midagi nagu sugust halba, et see ühesõnaga see trip läks järjest tugevamaks ja siis ma vaatasin, et see asi ei lähe siit enam maha ja tekkis kohe mingi korralik hirm kõigepealt. Ja siis ma oksendasin väga-väga palju, ikka väga suure koguse, ma isegi ei tea, kas see läks liitritesse või see ämber mul ees oli täiega täis. Ma olin täiesti peamendades, tekkis siuke väike paanika niimoodi, seal niimoodi hakkasid seal midagi, ma saan selle kõigega hakkama ja siis ma ajasin selle fucking okseämbri ümber. Siis oli sees, ma hakkasin seda puhastamas ja siis selle tegevuse raames seal, siis ma sain äkki aru sellest, mis ma pidin siis aru saama ja ütlesin ise endale või see tuli see info kuskilt seest. Rahu, Andrus, sa oled kõigest sellest üle. Ja siis ma olingi seal üle. Täielikus õndsuses selle okse sees seal, üleni oksene seal kõikide asjadega ja see haises seal natukene ja siis ma lihtsalt olin seal rõõmus õndsuses, istusin kõigest, ma saan aru, et kõik see on täielikult nonsense probleemid, mille üle sa siin elus oled muretsenud ja samamoodi oli see okse oli see kõige parem näide seal.
ja siis olingi, see oli niisugune tugevam enese leidmine ja pärast seda see oli muidugi aastaid tagasi juba, aga siiski see on eredalt meeles ja siis ma seal natuke puhastasin selle ära ja panin selle teema kõrvale ja siis tundsin seda lihtsat ja toredat Andrust, et ahah, okei. See on see, kes ma siin nagu tegelikult olen ja see oli nagu mõnus selles reaalsuses ja selles hetkes seal olla. See oli nagu siuke asi ja teine oli ka samamoodi ayahuasca, see oli seal Austraalias. Oota, kas see esimene kogemus, mis sa just kirjeldasid, sa olid see oli Eestis. Üksi siis või? Ei, no selles mõttes pimedas, aga meil oli ikka ring. Aga Peruu šamaanid olid. Kuna nii pime oli, siis keegi ei saanud sind aidata seda puhastada? No igal ühel oli oma mingisugune teema ja töö, ma ei tea, kas need tööd samad olid, nemad vist ei ajanud seda okset ümber, aga seda tuli väga palju ja pärast tuli minu juurde ka šamaan laulma ehk siis loitsima midagi, et et mul oleks lihtsam. Šamaan tuli oksendama. tuli seal midagi laulma ja toimetama ja küsima, kas on okei ja siis veel šamaani abi, kelle kaudu ma sinna sain. Tuli küsima ka, et kas on okei, siis oli aru saada, et ma olin ühe raskem asja seal läbi teinud sellest seltskonnast ja sellest oli nagu siukene nurgakivi võib-olla mu enese nagu arenguteel ka ja teine oli päris raske, oli siis Austraalias, kus oli siis ka üks hea ühine tuttav meil Hollandist, kui sa mäletad, me käisime tal külas ja tema oli nagu väga toetav ja toimetav ja seal me ka nagu õppisime midagi nagu tugevat, et ei pea nagu seda tugevat ja jõulisust fronti kogu aeg nagu nii-öelda ees hoidma, et tegelikult läbi selle armastuse, headuse ja lihtsuse see ei ole nõrkus. See on vastupidi su tugev külg. Ehk siis kui me toome need arhetüübid siia, siis ma kogu aeg proovisin seda kuningat ja sõjameest vägisi nagu tugevalt hoida, aga ma selle maagi ja armastaja olin täiesti ära lahtnud. Ehk siis see tervik ei saagi nagu toimida. Ehk siis jah. Tuleks kõigile nendele 4 arhetüüpsele küljele oma elus nagu tähelepanu pöörata. Võib-olla käiks need kiirelt üle ka, et mis midagi annab siis nii-öelda või mis midagi kaardistab. Kuningas on siis see, kes siis seda kuningriiki, nii-öelda kogu seda tervikut kontrollib, annab käsud, käsib poob ja laseb nii-öelda nagu sellises heas mõttes, et hoiab kogu seda kompotti poos ja siin alla lähevad sul kogu su elu, suhted, rahaasjad, tervis, kõike. Nagu ülevaatav selline kontrolliv faktor. Sõjamees on siis see, kes toimetab, teeb. See on siis see, kui sa pead hommikul ikkagi ennast jalga perse taguma, et nüüd on vaja liigutama hakata ja peab julgema hüppama mingitesse tundmatustesse teemadesse. See on siis võib-olla see sõjamehe arhetüüpne energia. Maag on siis nii-öelda, ma ei tea, minust maag kõnetab mind kõige rohkem kui justkui see sama, mida me täna siin räägime, enese areng ja siukene võib-olla kogu selle elu nagu siukene müstilisuse maag ja nagu see hingeline pool siis äkki või mis on see maag. Ja kommenteerid äkki veel pärast ja siis armastaja on siis see armastuse energia, mis on üldse mitte vähetähtis. Seal on siis kõik siuke kunstiline ja siukene hool. Kõik siuksed lahedad, head asjad, et minu meelest paljud mehed nagu eiravad just neid kahte siis ja mina samamoodi siis seda tegin. Nii seda maagi kui seda armastajat. Nende oli kõige nõrgem kontakt. Ja armastaja puhul vast. Vaata, ma praegu panengi täiesti niimoodi ise oma sõnadega proovin seda nagu kirjeldada, mis iseenesest ongi vist nagu tore on ja aga samas ma olen kindel, et selle kohta on mingid tabelid ja mingid, ma ei tea, mis teadustööd ka on ja või kes on igast pannud neid asju niimoodi lahtritesse kirjeldamaks iga arhetüüpi. Aga ja armastaja kindlasti on nagu just see hooliv pool on ja hell pool julgeb välja näidata tundeid ja rääkida oma tunnetest ja just olla nagu hell on ja mitte siis lihtsalt oma mingi partneriga on aga üleüldiselt siuke hooliv teiste suhtes ja siuke hell. Maag ja ma hiljuti just tegin selle ühe tattoo endale, kus on ka ässakaart, mis on ruutu. Mõnes mõttes, kuna mulle meeldivad nagu sümmeetrilised asjad tihti, mu nägu võiks sellest õppust võtta, aga okei, ei saa midagi teha sinna. Okei, ühesõnaga sümmeetrilised asjad ja mul oli vaja välja valida üks ässakaart ja siis ruutu,
sinna niimoodi keskele jäärtesse panna on sümmeetriline, on ju. Ehk et sa võid vaadata seda sama kaarti ülevalt pidi, alt pidi, on ju. See A on kogu aeg samamoodi, see ruutu märk on ülevalt alt sama pidi. Et ma valisin just selle ruutu ja siis mulle tundus, et tegelikult ma ammu juba vaadanud seda, et need arhetüübid ja kaardimängumastid võiks nagu kuidagi kokku minna. Et siin on tõenäoliselt mingi teema käimas. Ja mulle praegu nagu 4 masti. 4 masti ja 4 arhetüüpi. Et mulle näib, et armastaja obviously ärtu. Siis mulle tundub, et jällegi ma võtsin natuke inglise keele appi, et ruutu on diamonds inglise keeles mast. Ja ma tundub, et see on maag. Et see nagu metall ja see maag ja see teemant. Nüüd meil jääb üle poti ja risti. Mulle tundub jällegi inglise keele appi, spades on näiteks poti. See spade on just nagu oda. Mulle tundub, et see on sõjamees. Ehk et poti näib olevat siis sõjamees, see warrior ja üle jääb siis nagu clubs ehk risti ehk siis kuningas. Mulle tundub nii vähemalt praegu. Anyways, lihtsalt, et siis kui maagist tuli juttu, siis viimasel ajal siis natuke olen piirunud sinna sisse, et kuna see ruutu sai mul nagu valitud on ja inglise keeles ka kihvt sõna on magic, et kuidagi just seda maagilist poolt viimasel ajal just nagu tähele panna ja niimoodi, kuigi seda juhtub nagu nii palju, et mul on juba vahepeal nagu, mitte päris siiver sellest, aga ma ei tee suurt tähelepanu sellele ei pane liigset tähelepanu, et teatud maagilisi asju juhtub ja mingid õiged inimesed just helistavad või keegi võtab ühendust või ma näen mingeid asju ja rääkimata mingi kellaaja numbritest, mis ma nagu, ma ei mäleta, millal mul oli viimati päev, millal ma ei näinud 1 kuni 4 korda päevas kellanumbreid. Vaatad 11, 11, 12, 12, kõik siuksed asjad nagu, et see on, mul on iga päev nii. Täna juba on olnud niimoodi hommikul nagu, et täpselt sel ajal, kui vaatad läpparis korraks kella, köögis, pliidi peal kella, telefoni kella, on ju, autos näed kella. Et ka võib natuke magicu alla panna, on ju. Aga anyway, kuningas vist kõnetab mind mõnes mõttes ka nagu võib-olla kõige rohkem, sest et kuulates nagu näiteks arhetüüpidest sükest mingit hästi põhjalikku audiobooki ka ja kuidas need asju kirjeldatakse. See kuningaks nagu sirgumine on siis nagu on ju sellest pühast väiksest nagu jumala lapsest on ja sirgumine siis selleks kuningaks on ja et see on tegelikult, olles ise teinud elu 31 aastani läbi, siis see on hästi nagu huvitav vaadata seda kõrvalt või jälgida, et mis etapis on mingid küpsumised toimunud, kuhu on nagu jõutud, milline ma olin varem, milline ma olen praegu. Wow, et see on hästi kihvt olnud nagu jälgida just läbi selle kuninga poole kogu aeg nagu täiustumise nagu pilgu. Kas me mitte ei olnud, mul on alati siuke tunne, et kunagi, ma ei mäleta, kas see oli Heldo Korbe, kes pani kokku? Just seal me ka nägime sinuga ükskord. Right, aga kas see polnud mitte enne mingeid muid asju või? Ja, me seal nagu põgusalt vist teretasime või midagi. Enne Aasiat. See oli pärast Aasiat. Ikkagi pärast Aasiat, siis me ei olnud ju väga suured mingisugused tuttavad pärast seda Aasiat. Siis me lihtsalt teretasime põgusalt, teretasime ja läksime sealt nagu niimoodi laiali vist sama targalt. Kas see polnud ka mitte just kuninga kohta käib mingisugune sündmus? See oli kõik arhetüübid, aga ta tegi seda ikkagi läbi nagu oma konstellatsioonide praktika, nii et kokkuvõttes oli tegema seal konstellatsioonidega ja ma sealt nagu tegelikult väga nende arhetüüpide kohta teada ei saanud, küll aga samades ruumides tegi siuke mees nagu Bruno Braun. Ta teeb iga aasta need minu siiamaani, kõik need arhetüüpide siukse koolituse läbi ja seal ma käisin väga põhjalikult, lugesin selle raamatu läbi. Ja sealt ma sain nagu oma selle teada, kui sa nüüd ei kommenteeri rohkem neid arhetüüpe, siis me olime tegelikult teemaga seal, et mis on sinu kõige tugevam nagu, kas siis rännak olnud, mis mõttes kõige rohkem võib-olla meelde jäänud või siis isegi kõige rohkem huvitaks mind, et mis on kõige rohkem nagu tulemust andnud. Kuidas või miks? See on hea küsimus. Tead, ma ei oskagi sulle vist tuua niimoodi ühte välja kohe.
võib-olla kui me seentest veel räägime, siis äkki võib-olla midagi meenub, sest et ma ei imesta, kui see Enemani kogemus võib olla olnud ka üks kõige võib-olla vingemaid või sügavamaid äkki või. Mitu seene kogemus sul on? Mitu seene kogemust mul on? Ma arvan, et vähem kui 10, äkki midagi 5 ja 10 vahel või? Okei, enamasti siis kodumaal Eestis. Võib-olla isegi mitte või? Äkki enamus isegi Aasias või? Et omal käel siis? Või on see ja ma ei mäleta, kas üksi on ka olnud, aga Palil ka näiteks olen teinud selle rännaku. Mingi 2-3 inimest tavaliselt siuke võib-olla mingi väike punt olnud. Ühesõnaga mitte nagu šamaani poolt päris läbi viidud. Ja sellise ma ei ole osalenud. Mitte ühelgi? Et jah, et šamaan on ruumis ja toimub seenerännak, siukest asja ma ei ole kogenud. Okei. Ja teine asi, mis tahtsin seene kohta küsida, on nüüd siis sama teema, kui jutu algusesse tagasi korra tulla, et kas seen, ehk siis see aine, mis seal toimeaine sees on, see aita mulle öelda. Psilocybin on inglise keeles, aga psilocybin või? Ja vist eesti keeles midagi sellist, jah. Et kas võib öelda, näiteks meie siis geneetikaga mingis mõttes on see sobivam taim tänu sellele, et me oleme siin eestlased Eestis, meie keha on harjunud selliste asjadega, mis kasvavad siin laiuskraadil. Ehk siis ka meil kasvavad psülobiini sisaldavat seeni tegelikult ju ühel või teisel koguses või et kas võiks öelda, et see on meie nagu siukene perearst? või see on täiesti nii, nagu ma rääkisin ayahuascast, et umbes, et mine tee seda seal ja kas see üldse on meie, teine osas küsimus, kas on üldse meie jaoks sobilik? See on väga hea point ja kas sa mõtled, et on meie metsas seeni, mitte siis nagu neid magic mushroom, psilocybin seeni, vaid nagu muid seeni, mis sisaldavad sama komponenti? Jah, ma olen nii aru saanud küll, ma kahjuks väga täpselt ei tea, aga ma just kuulsin mingisuguse sõbranna käest siin, et ta kuskilt isegi siin on kasvanud neid ja ta on kuskilt korjamas neid käinud füüsiliselt mingisuguse siin Tallinna läheduses isegi, nii et ma nüüd ei tea, kas see toimeaine see sama on, aga ma ei tea, kas küsin sinu käest, kas seentes võib olla veel hallutsogeenseid toimeaineid peale selle psülobiini? Ma ei tea, et oleks, ma imesta, kui mõni keemik ütleks, et muidugi on ja siin on need väiksed detailsed mingid erinevused on ja samal ajal, kui see efekt on võib-olla väga sarnane, võib-olla tõesti. Aga vaata, räägime siis seentest üldiselt jah, et kas võiks justkui meile kui eestlastele kodutohtrina sobida? Jah, aga ma arvan, et ma ei ole kunagi, praegu ei mäleta, et ma oleks mingi muu rahvus olnud. Et selles mõttes mul puudub perspektiiv olles näiteks prantslane, näiteks lõunapranslane ja siis kuidas ma siis vastaks sellele, olles ka võib-olla kogenud näiteks seenerännakut on ju, et ja jällegi seal võib-olla kasvab mingisugune alternatiivseen see nagu meile on ju, aga kõigepealt ma ei ole kunagi nagu kuulnud, et keegi ütleb, et et ma teen endale seenerännaku ise näiteks, aga ma lähen metsast, korjan selle ise. Võib-olla, kui keegi oskab, teab kuhu minna ja värkisärki, aga ma ei tea, et see päris nii käib. Minu mõttes seda saadakse natukene muul viisil. Aga ta on nagu ju hästi sinna sisse minek minu meelest võib olla siukene päris järsk vahest, et kui on ja, aga samas ta on väga lihtne minu meelest oma ülesehituselt ja ta on ikkagi nagu enamasti alati hea, vähemalt muu vastu on ta alati hea olnud. Olen ka neid jõmme kõrvalt, kes nagu lendavad liiga suure pauguga laivi, ehk et kogused on kuskil too much'ikad ja siis nad ei ole nii meeldiv kogemus, nad on nagu hädas selle kogemusega, mis nad on kogemas. Et see pruugib olla vahest ka võib-olla mitte meeldiv kogemus on ju, aga jah, isegi praegu, kui ma võrdlen nagu seda näiteks San Pedrot ja siis niimoodi, et mis on alati siuke nagu hea ja rahulik ja nagu tänupalve ja niimoodi, siis seen mul meenub jah, et on siuke
hästi lihtne kuidagi üles ehitatud, minu meelest ta on nagu alati sihuke, kurat nagu pigem helge või? Ta ei ole nagu väga sihuke muruniiduk või mingi herilane nagu ayahuasca on ju, et jah, kui üldse keegi näiteks mõtleks mingisuguse hingelise rännaku peale, mis on psühhedeelne, mis ei oleks mis ei oleks nagu täiesti tundmatusse vette vastu hüppamine, siis ma arvan, et see on võib-olla natukene parem option kui ayahuasca näiteks on ju. No üks asi on see, et mida ma olen kuulnud ka nende harrastajate šamaanide poolt võib-olla ka on see, et see on ta naturaalne sul sellest hetkest, kuni ta kasvab, kuni sa võtad. Ayahuascaga on siis 2 või 3 komponendist koosnev, see tehakse juba inimese poolt töödeldud segu. Seal kõik on looduslikud, aga sa ei tea elu sees kuidas ta seda tegi, milliseid vahekordi, mida ta seal kasutas on ja sa pead ikka ayahuasca puhul väga usaldama nagu siis seda šamaani, kes sulle seda pakub. Et see on võib-olla siuke oma käel toimetuseks on äkki võib-olla tõesti lihtsam, et räägime kogustest ka võib-olla siis, et mina olen siin ka kuulnud šamaanide käest, et tegelikult see seen võib sisaldada seda toimeainet psülöbiini väga erinevates kogustesse, sul on 2 ühesugust seent kõrvuti kasvanud, üks mõjub sul poole tugevamalt kui teine, et tegelikult ja visuaalselt ka vaatad, et suust sarnane jah? Ja kõik on sarnane, kaalud ära ka, võib-olla see on mingi 0, midagi on natukene vahet seal, aga tegelikult võivad nad seda, mõni kasvab lihtsalt tugevamalt ja samamoodi siis ka kanepis, et kas mõni sort või mis iganes taim võib sisaldada seal samas kõrval seda THC-d rohkem. Et samamoodi on siis selle taimega selle seene puhul ja see ei tasuks nagu ära ehmatada võib-olla sellest, et kui on nagu tugev rännak, kui keegi seda siis teeb, räägime grammilistest kogustest ka kohe, aga mis ma tahtsin öelda jah, et ta ei tee sulle füüsiliselt mitte midagi. Ehk siis, kui inimene nagu nii-öelda arvab, et mul on nii jõhker liter, ma panin üle, ma ei tea, ma suren ära, ma pean kiirabisse helistama, siis tegelikult sel hetkel tasuks väga rahulikult hingata lihtsalt. Aga jah, füüsiliselt seal ohtu ei ole. Sa ei suuda sellest ennast surnuks süüa, ma ei tea, kilode kaupa saad ära sööd võib-olla siis, ma ei kujuta, et see hakkab väga paha kindlasti ka, aga kindlasti tasuks neid kogusid jälgida. Mina enda jaoks nagu mõtestasin sihukese 0,5 grammise sammu sellele, et nagu 0,5 kaupa proovida nagu suurendada seda kogust kuni siis sinna maani, kuni sa tunned, et seda vaja ei ole. Mis oleks nagu juba 0,5 on mingi kogus, eks ju, see on juba sihuke rännaku kogus. 1 gramm kindlasti on juba tugevam, 1,5. Kui me alustame, nagu räägime jah selles kontekstis, mis antakse selle šamaansetel rännakutel, siis minu mõelest väike kogus on 1,5, 2,5 on keskmine ja 3 on tugev. Nii et inimesed võiks siis äkki sellest siis lähtuda. Et äkki jah, kui saad alga ja siis alusta sealt 1,5 kuni ja siis vaata seda, kas see on siis tugevam, aga üle 3 äkki küll ei ole mõtet nagu võib-olla võtta. Ja kui sa mainid seda 0,5, sa ei mõtle, et võtsin 0,5, tundsin, kuidas oli, võtsin tunni pärast uuesti 0,5, vaid sa mõtled, et võtsin järgmine kord 6 aja pärast, kui uuesti katsetsin, siis võtsin just, nagu 1. Ja pigem niimoodi jah. Et kui sa ikkagi ilmselgelt tunned võib-olla, et 0,5 jäi lahjaks ja ma olen valmis nagu ikkagi edasi minema, siis arvestad see asi, kui sa võtad veel 0,5 peale, see läheb täpselt poole kõvemaks ja kestab kauem. Sa pikendad mõju ja mõju aega, mõlemat. Ja siis huvitav on ju selles valguses, kuidas nad seal näiteks siis Tais teevad. Tere, palun üks mushroom shake. Huvitav, palju nad sinna sisse panevad? Mult ongi huvitav. Sa ei rääkinud, ei küsinud. Ma praegu mõtlen, et ma vist ei ole kunagi küsinud. Usaldad, tavai, andke. Üks shake on üks rännak tõenäoliselt. Ja põhimõtteliselt nii ongi vist. Las ma nüüd mõtlen. Mul on olnud neid. Jah, ei. Okei, nüüd mul meenub. Ikkagi on olnud niimoodi vist ka, et sõbraga koos konsulteerides on otsustatud, et üks inimene võiks juua siis ikkagi 200 shake ära. See on ju huvitav, et ta on nagu mingi mango shake. Jällegi, ma kindlasti ei soovita seda, ma ei tea, teha kellelgi, kes tahab lihtsalt mingi, ma ei tea, pidu panna või mingi minna, ma ei tea, mingi tralli tegema, ma ei kujuta ette mingi ekraani näha kuskil. Et nagu tegu on ikkagi nagu tööriistaga, mida tuleb austada. Ja kui sa lähed... Kui sa teed esimest korda ära, mine reivile.
ära mine reivile, ära jumala pärast mine, ma ei tea, kas või isegi jalgrattaga sõitma mingist muust vahendist rääkimata. Valmista kõrvale pane mingit muusikat valmis niimoodi, et see peaks tegelema sellega, et su oma aku ei saaks tühjaks. Pane mingi 3-4 tundi muusikat kõrvale, pane mingi asi tiksuma, ole pikali või ole silmad kinni rätsepistmes, vaata loodust, ole rahulik, on ju. Aga anyway. Loodus toetab ja kindlasti, et kui on nagu läheb raskeks, siis mina olen isiklikult toetust saanud loodusest hästi palju. Ja nagu sa ütlesid hingamise kohta. Ja hingamine on kõige tähtsam, võib-olla see hingamine oleks ka vaja kohe ära mainida, kui me siin koha peal oleme, et arvestage, et hingamine on esimene asi, mis te teete, kui te tulete siia maailma või viimane, kui te lähete. Ja hingamine on siis sõnast hingamine, hing. Right. Et te saate siis nagu kontakti võib-olla kõige paremini läbi selle iseendaga, kus toimub hingamine kopsudes. Ja siin on su keskus, siin lähedal on ka süda. Siit kaudu te lähetegi siis sinna kõige mõnusamasse kohta. Yeah, absolutely. Ja mul praegu täitsa meenub niimoodi, et mul on olnud põhimõtteliselt ayahuascal ka kõige rohkem kasu mingist süksest meeldetuletusest mitmel korral, et hinga. Nagu mul on mingi sitt olla ja mul on mingi, mis ma nüüd teen. Ja siis õnneks kuskilt meenub nagu lihtsalt hinga ja täitsa pekkis kohe on parem. Ja teed ka mingi väike asi, aga see on oluline proovida meeles pidada seda siis, kui aja läheb. Aga siin on ka nagu lihtne minna mingis mõttes. Mul see viimane tugevam seenerännak nagu õpetas ka seda, et nii raskeks läks, nagu nii retsilt hakkas kõik nagu sõitma ja kõik läks nii keeruliseks ja ehk siis tegelikult see raskus minu puhul ongi kinni hoidmine mingitest mõttetust nonsensist, sa lihtsalt olid sunnitud sellest lahti laskma, sellepärast, et sul ei olnud jõudu enam selle jaoks. Ja siis ainuke koht, kuhu sul minna oli hingamine. See lõpuks hoidki selle hingamisega niimoodi lihtsalt. Absolutely. Nii et hingamine on võti. Ja nii et see on ka nagu segan veel vahele, see on nagu meditatiivne harjutus, ehk siis tegelikult Vipassana puhul on see sama, et sa viid oma tähelepanu hingamisele, et õpi juhtima oma tähelepanu ja viida hingamisele ja ütleme niimoodi raske rännak on nagu väga hea keskkond, kus sa oled võib-olla vaatad sunnitud nagu seda isegi tegema. Ja osaliselt saab nii öelda. Aga Vipassanast võiks vabalt rääkida mingi paar tundi. Eile just seletasin ühele inimesele Vipassana kohta veidi ja ma nii excited alati selle üle, sest mul Vipassana üks täiesti lemmikasi mul tegu ei ole siis taimega, Vipassana taim, kus see Vipassana kasvab aga tegu on meditatsiooni viisiga, üks tüüp nimega Siddhartha Gautama pani selle peo kokku 2015 aastat tagasi, aga see selleks ühesõnaga seene koha pealt et see, mul on enamus vast kogemused Aasias, mingi mushroom shake enam-vähem on olnudki, lihtsalt jood fantastilist väikest mango shake'i ühe ja siis oled juba valmis on ju oma mingi looduses või kuskil mõnusas kohas mõnusa muusikaga või, aga fantastilised kogemused olles näiteks üks vinge süke mägi, kuhu mingi 5 sotti kõrge saab jalutada sinna ülesse. No okei, see ei ole võib-olla kõige parem mõte nagu, et seda mushroom shake'i värki alustada, siis nüüd seda rännakut kuskil see mäe jalamil ja siis hakkad nagu liikumast, et pulss on üleval ja sa oled nagu süke veits higine ja stabiilselt liigud nagu üles suunas. See muutub tundlikumaks ka ju kõige suhtes, vähemalt mina küll. Ja nagu igat asja tajud nagu kordades rohkem ja paremini. Seda kindlasti. Ehk siis ka ise enda väsimust võib-olla seal mäes ja kõike seda pulssi ja kõike. Ja see ühesõnaga selles mõttes teine äärmus, mida ma kogesin sellest, kui inimene lamab maas. On ju, et see lamad maas ei ole mingit pinget kehalist või siis sa proovid mäkke ronida üles. On ju. Või jalutada, trekking, vahepeal hoiad muidugi džungli taimedest kinni, et nagu ennast tõmmata üles, aga sa ei ole otseselt mingi nööriga kindlasti kuskil, ma ei mõtle seda. Anyway, jõuad ülesse ja siis on juba fantastiline. No siis on ikka fantastiline. No selles mõttes, et esiteks sa saad hinge tõmmata. Sa oled rahulikult olla korraks. Ja sa oled jõudnud siin üles ja sul on nagu rännak korralikult käimas. Ja siis juhtuvad ilusad maagilised asjad seal. Keegi mul mingisugune paarikene jõudis seal ka mingi tundmatud inimesed meie jaoks jõudsid ka üles ja ütlesid, kas keegi saab aidata pilti teha. Ja siis Ian
umbes mingi kellel oli just littima hakanud väga korralikult. ja umbes, et ma võin aidata teid ma oskan teid aidata. Nii, kus see nupp on? Ei, ühesõnaga ma nuppu tundsin ära, aga kõik oli jumala chill, lihtsalt kuidas ma ütlen, sa näed kõike toimuvat võib-olla natukene nagu mingit filmi, nagu kõrvalt, justkui nagu kõrvalt või kuidagi, see tundus nagu parasjagu sürreaalne, aga samas hästi siiras, hästi ilus kogemus. Ja mainin ka lihtsalt ühte liblikat, mis lendas. Ja põhimõtteliselt sa oled seal sõpsidega üleval ja tuleb liblikas. Ja nagu, ma ei tea, mitu kaadrit sekundis silmad näevad või mis iganes on ja noh, tead nagu näiteks, kui sa filmid näiteks mingit vana digitaalset kella, siis nagu kaamera selle pildi peal võib olla sellised nagu virvendust käimas on ja sest et nagu see, kuidas seda digitaalset kella projitseeritakse, on näiteks, ma ei tea, mingi 20 kaadrit sekundis, mingi 20 hertsi või 20 korda nagu need pommitavad neid tulukesi on ja kui sa filmid näiteks 30 kaadrit sekundis telefoniga, siis ta virvendab sul, see pilt on ekraani peal. Sa näed, et see, mida sa filmid, see teine ekraan, ta nagu aeglasem ja siis virvendab. Et ma ei tea, palju meil frames per second nagu kaadrit sekundis on. Aga sel ajal oli väga palju rohkem. Ehk et kui liblikas tuli, siis sa nägid nagu liblikat niimoodi, nagu slow-mo's nagu. Sa nägid, ta on nagu reaalse kiirusega, aga sul on nagu processing power, su nagu see protsesseerimise nagu võime on nii retsilt võimendunud, et sa näed teda justkui nagu aegluubis on ja sa näed nagu iga tema nagu mingi tiiva, mingit liigutust on ja ehk et see oli fantastiline. Väga palju detailsemaks, ja erinevate taimedega tegelikult on ja saab seda mainida, et kui sa vaatad ühte kohta, näiteks muru peale, sa näed rohkem. Su see fookuspunkt ei ole enam nii väikse diameetriga, nagu ta tavaliselt on ju, et see perifeeria on nagu laienenud. Ütleme nii, et perifeeriat on vähem on ju. Ja see on nagu hästi huvitav asi, et olles kogenud erinevaid asju, mis saab ilmselgeks on see, et sul on see võime. No, sest ilmselgelt sa oled ju kogemas seda järelikult, mis puudutab nagu füüsilist aparaati, millega sa ringi tiksud su keha on ja tal on see võime näha rohkem. On ja, või siis, ma ei tea, sul on võime näha rohkem. Tegelikult on see võimalik, sest et sa oled just praegu vaatamas samasse kohta ja sa näed rohkem. No, sa näed nagu teravalt kaugemale, laiemale, kõik süksed värgid. Et see on huvitav. Aga jällegi, ma ei ole üldse kindel, et ma ei tea, et kas see on meie nagu mingi loomulik olek, kui ma see, dude, kui sa oleksid kogu aeg nii haavatav ja avatud, siis sa oleksid kogu aeg nii, ma ei tea, võib-olla. Ei oska praegu võtta mingit seisukohta selle koha pealt. Aga ma mõtlesin jah, siin nagu siis jälle rahva arenguks, kui see kellegele peaks olema infona vajalikuna, siis äkki, kuidas seda nagu, keegi nüüd on otsustanud, et mina tahan kogeda psühhedeelset maailma, ta on siis ilmselt eestlane, kes seda võib-olla kuulab ja et võib-olla ta võiks siis alustada seentest. Ilmselt on seda kõige lihtsam siit ka hankida saada ja kuidas ta võiks siis seda teha. Punkt 1 on need kogused, mis ma rääkisin, et 1,5 on siis nii-öelda see väike, 2,5 keskmine, 3, et võib-olla lähtuks sellest, et ärge üle 3, palun kindlasti võtke võib-olla esimese hooga, võib-olla isegi alla 1,5. Et vaadake seda ise, et 1,5 siis kuni 3,5 on need korralikud töökogused juba. Ja noh, me rääkime nii palju fun'i, et seal on igasugused toredaid külgi ka ja tõesti sa näed pilti ja et võib-olla esimese hooga nagu tasuks nagu teha siis seda, et tõesti leida endale meeldiv koht, korralik atmosfäär, miks mitte ka võib-olla teised inimesed, siis kellega koos seda teha ja luua endale siis mingisugune kas siis eesmärk ja et see esimesed 2-3 tundi oleks sellest kogemusest kindlasti nagu töine, et nagu keskenduda võib-olla sellele, et miks ma seda teen on ja et esimest kord on see ilmselt selline esimene kogemus, et tutvuda saada selle vahendiga võib-olla ja miks mitte ka siis küsida enda käest midagi, et mis siis see
mis siis on see message, mis sealt võiks tulla, kas te ise tahate või lasete siis sellel rännakul ise näidata midagi, mis te võiksite nagu näha. Ja see fun osa tuleb ka nagu hiljem, et kui sa tunned juba, et see suurem osa on nagu läbi võib-olla ja hakkab nagu alla vajuma, et kui sa tõesti tahad siis seda fun ja sotsialiseerumiskogemust, et sa võid nagu siis sellest hetkest seda äkki alustada, et aga paluks nagu paar esimest tundi siis jah, keskenduda võib-olla süksusele töisele teemale, mitte nii, et ma panen kohe sisse ja lähen kuskile loodusesse jalutama ja asja, et võib-olla nagu jah, esimesed paar tundi lasta endale olla ja kui sealt tuleb ka kas siis, ma ei tea, liiga suurena võetud koguse tõttu või mis iganes ülitundliku keha tõttu, ülearenenud seene enda tõttu, kuna seda toimeenet sees nii palju, tuleb tugev rännak, siis sellest tasuks nagu ära ehmuda, et nüüd on, ma panin üle, ma pean siin vett jooma, kuradi oksendama, ma tahan sellest välja saada, et lihtsalt rahulikult olla hindamisega, et see kestab tunnikene paar võib-olla ja võtkegi siis, et tuli universumi looduse poolt selline kogemus, selline rännak mulle täna, et mida ma sellest õppima pean. Tasuks kindlasti nagu jah, mingisse paanikasse minna veel kord, et seal ei ole füüsilist ohtu, et seal ei sure ära, te ei saa atakid, ei lähe hulluks. Lihtsalt olge hästi rahulikult, jooge vett, kui tuleb vaja oksendada, siis oksendada ja selles ei ole ka mitte midagi valesti, vastupidi, keha vabastab mingisuguseid krampe, mingeid lukke, see on vägagi tervendav tegevus, et ärge seda kartke, et see on mingisugune märk, et te peaks kiirabisse helistada, ei kindlasti palun ärge tehke seda. Nad on hõivatud teiste asjadega. Tegeled koroonaga praegust, seda enam, aga ma ei tea, kas sa ise lisaksid ka siia midagi, mis võib-olla sükse esimese rändaja puhul oleks tähtis, rännaku puhul oleks tähtis teada teha. Ja no see on üks näiteks võtmeküsimus, et kas keegi otsustab seda, kui ta teeb esimest korda, kas ta teeb seda üksi või ta ei tee seda üksi. Ja kui ta ei tee seda üksi, siis kuidas ta oma seltskonna valib või kuidas ta oma ühe teise inimese sinna kõrvale valib. Paha ei tee, see kui keegi teeb üksi, see selleks, me võime sellest ka rääkida, aga ütleme, kui ta otsustab teha seda näiteks kellegi teisega koos, siis päris hea mõte on teha seda sellise inimesega, kes on varem kogenud seda asja. See on päris kasulik. Kui ta otsustab teha seda esimest korda mingis siis kas näiteks väiksemas ringis, no esiteks siis siis on tavaliselt juba ringi puhul ikkagi keegi, kes viib seda asja nagu läbi, mõnes mõttes nagu siuke juhtoinas kergelt, jah. Et see on oluline, et mõnes mõttes tekitaks usaldusväärsust see inimene, kes seda läbi viib. See on oluline ja samamoodi väikse ringi puhul vast, et kui ütleme selle läbiviijaga on asjad nagu hästi, siis ikkagi vaadata üle, et kas seal on kedagi seltskonnas, kes nagu absoluutselt nagu ei lähe selle teemaga kokku, et tema intensiivsus või domineerimine või mis iganes iseloomujoom ei pruugi sobida, siis võib-olla pole see kõige parem ring, kuhu ennast nagu toppida. Aga kui üksi teha, äkki üksi oli jah, see võib-olla see minu jutu point ja nagu suunamine rohkem, et tõesti, kui keegi tahab seda üksi teha ja tegelikult minu meelest on see päris nagu okei ka, et muidugi oleks hea, kui ta saab seda teha kuskil kogemuslikult varem, kas siis šamaani või mingi tõesti väga heas ringis ja saab sealt selle kogemuse ja sealt siis edasi üksinda mingist hetkest rännata, aga noh, kui sa teed seda täitsa üksi esimest korda, siis jah, võib-olla tõesti väiksemalt kuni 1 gramm koguse juures äkki siis. Ja kui üksi teha esimest korda, siis ma arvan, et paha ei tee, kui meelega mitte minna teiste inimeste sekka. Ehk et pigem jah, siis pärast, kui see hakkab alla vajuma ja sa tunned ennast turvaliselt selles keskkonnas ja niimoodi 2-3 tunni pärast ja sa tahad tõesti pulli, okei, mine siis seal lõpus vaata, seda saad naerda natukene. Tõenäoliselt on, et kui näiteks teha seeni ja oled üksi ja siis sa oled esimest korda teed seda ja sa saad esiteks võib-olla sellise kogemuse, et saad kogemus midagi, mis sa ei teadnud üldse, et võimalikki on. Sa näed oma meeli nii avartununa, et sa, see on üllatus su jaoks, see on nagu, et wow, ma ei teadnud, et sügasi võimalik on, ma tahan rääkida kellegiga sellest, et sel hetkel nagu pigem mitte seda teha. Kui sa läheksid nagu, ma ei tea, teed seda linnas ja lähed siis tänavale ja proovid esimese ettejutuga rääkida sellest teemast, et kuule, kas sul on ka nii või mis iganes. See ei aita mitte kedagi nagu, et pigem jääda rahulikuks, jääda selle muusika ja või selle hingamise või selle vaikuse juurde
ja olla iseendaga, et absoluutselt. inimesed tahaks nagu päris igal sammul nagu enda juurest nagu lesta tõmmata, igast vaikused kinni mätsida, mingi raadio kogu aeg käib, mingid helistada sõbrale. Kogu aeg on mingi infovoog lahti ja selle asemel, et nagu kultiveerida vaikust enda sees, nii et jah. Soovitaks jah, täpselt seda, mis Ian ütles praegust. Olge nii palju kui võimalik vähemalt tehke see üksinda läbi nagu üks kord ja küll te jõuate siis ka seal tõesti 2-3 tunni pärast, kui te tõesti vajate või olete seltskonnas koos ja tahate midagi arutada, siis te saate seda seal teha koos naerda. Aga tegelikult võiks kogu selle asja iseloom olla siis ikkagi terapeudiline ja iseendaga siuke tegelemise teema. Ja enne kui ma küsin siukse huvitava selle kohta nagu microdosing ehk siis mikrodoseerimine, sul on vist kogemus sellega rohkem kui mul, see on, ma arvan, põnev teema segamas nagu seenevõtmes, siis enne ma lihtsalt mainin, et see on tore, kui minu meelest maailm liigub selles suunas, et sellise taimse rännaku teemad ei ole nagu mingid tabud, et esiteks ma saan aru, et võib-olla me elame kõik omas mingis mullis, omas ringkonnas ja meie ümber tiirlevad teatud pidi sarnased vast inimesed on ju, et see ei ole mingisugune üllatus kuulda, et umbes, et need uued inimesed, kellega ma just sellel väiksel sündmusel kohtusin, et nad mainisid ka midagi seeni või keegi küsis näiteks seente kohta või midagi sellist või keegi mainis, et me oleme ka teinud, et sa kunagi arvaks, et ta on näiteks see mees ja naine midagi võib-olla teinud, aga selgub, et neil on ka avatud selline huvi see üks asja kohta on ju, et ma siis tahan öelda, et see on kes on nagu teemaga väga võõras sellist taimsete teemadega, siis tere tulemast, see on palju, inimestel on palju rohkem huvi selliste asjade vastu, kui nad võib-olla isegi julgevad välja näidata. Teiseks, palju rohkem inimesi on neid asju kogenud, kui te võite eales arvata, sinu lähedal võib-olla on ju. Kolmandaks, inimesed, keda te tõenäoliselt teate, on neid asju tutkinud, teinud tutvust selliste asjadega, et see muidugi ma saan aru, et inimesed on nagu ettevaatlikud siukse teema avamisega, aga isegi kui mõtlen üks hästi kihvt, fantastiline, ma ei tea, kas ta enda kohta ütleks arheoloog, aga Egiptust ja psühhedeelseid taimi ja kõike siukest värki uurib Graham Hancock, keda ma 10 sõrmega, 2 käega soovitan kõigil tutvust teha selle tüübiga, tema raamatute ja tema mingi podcastides osalemisega ja kõik siuksed värgid. Mul alati nii hea meel kuulda, kuidas ta räägib erinevatest taimedest ka siukse nagu teadlase pilgu läbi ja olles nii palju ise kogenud ja teda on alati nii põnev kuulda ja ta räägib nii avatult kõigest sellest on ja kus ta on käinud, mis ta on teinud ja kõik need kogemused, et mul on alati hea meel, kui selline nagu taimne teema on üha vähem tabu, sest et siin on need vaja lihtsalt julgust, et inimesed oleks ise ka muidugi avatud sellisele kogemusele ja isegi kui ta ei ole avatud, siis ta vähemalt on nii palju avatud, et ta vähemalt kuulab teise ära, räägib kaasa, küsib kaasa, mitte ei ole automaatselt suletud sellele teemale, et see teatud teemadele võib-olla ei pea olema nagu nii avatud mingid räiged teemad. Et räägi mulle veel sellest easysest, äkki mind hakkab kõnetama. Et võiks ka liituda. See ei ole nagu nii ekstreemne, radikaalne mingisugune valdkond tegelikult. Jah, ta on nagu mittelegaalsete nagu substantside nagu nimekirjas need asjad on ja seal on ka omad põhjused muidugi on, aga tegu on ikkagi nagu 1000 aastaid vanade traditsioonidega, mis on tänapäeval leidmas üha rohkem kinnitust lääne ühiskondades on ju. Nagu me eelmine kord mainisime ka inimesed liiguvad sinna, kus neid on tehtud, seal, kus neid on tehtud, need liiguvad inimesteni. On ju. Okei, aga siis microdosingu koha pealt, et just nagu seene pilgu läbi, ma seenega ei ole kunagi teinud microdosingut, et mis sa oskad selle kohta üldse öelda? Mind isegi huvitab siukest asja võib-olla kogeda. Mina tegin seda. Ma tegin seda kevadisel kuul, kus oli tavaline töine kuu, võib-olla natukene minu erialadest tulenevalt võib-olla siis mitte kõige pisim kuu. Asi seegi, kus oli aga aprill või mai äkki või.
nii et ma vist enne oma sünnipäeva pidin lõpetama, tahtsin teha seda 4-6 nädalat, üle ühe päeva hommikul võtsin siis 0,1 oli siis kapslis sees, äkki 0,1 või 0,12 on kapslis seal, kõigub see, seal nagu väga vahet, sa vist tundlikult nagu seda ei tajugi. 0,2 või 0,12? 0,1 kuni 0,2. Selles vahemikus oli jah, see kõikumine on, ütleme niimoodi, jah, keskelt läbi nii palju oli siis see kogus ja hommikul enne sööki sisse, üle ühe päeva ja kokkuvõttes äkki ma ei jään nagu selles mõttes nagu võib-olla väga rahule, et see võib-olla, see meetod mulle ei sobinud, ma arvan pigem. Et tegelikult mina oleks võinud seda teha siis sellisel ajal, nagu mingi ajal ma olen puhkusele kuuks ajaks ja ma teen puhkusel olles selle läbi. Et ikkagi natukene see tööpäev ja need töömured nagu sõitsid nii tugevalt sisse ja no natuke nagu eristasid ja natuke jälle nagu mitte ja et ma mõnes mõttes nagu ma ei tea jah, kas öelda, et raiskasin selle ära või et noh, et jah, et need tööteemad natuke liiga nagu võib-olla varjutasid seda kogemust. Üks nagu hea seik, mida ma mäletasin seda, et füüsilises osas ma sain küll nagu väga selge nagu vahe sisse. Ma tegin oma seda Thai-boksi trenni ja ma tundsin, kus mu keha ei väsi ära eriti. Sa saad nii relaxed, sa taastud kiirelt, ehk siis keha oskab võtta pärast pingutust kohe hästi selle relax puhka selle olukorra tagasi, ta täiesti relax oled. Et muidu sa ikka jääd mingit tegevust tehes, et nagu krampi niimoodi hakkad oma hapnikulambist kulutad edasi. Ei pane tähelegi. Sa ei pane tähele, sa teed seda automaatselt ja kulutad lihtsalt selle krambi või selle mingisuguse hoiakuga seal ära, aga seal saad kohe relax, teed ära oma 2-3 lööki seal koti juures, tuled tagasi, jälle võiks täpselt nagu nullist alustaks, ei väsigi ära. Ja isegi tundus niimoodi, et natukene see asi hakkas mu südamele. Mu süda ei olnud selle koormusega nagu võib-olla nagu harjunud, et ma nii relaxilt kogu aeg paugutsin edasi. Ja see oli nagu jah, siuke kogemus, siis ma natukene nagu jah, jõin seal vett ja pidin natuke nagu puhkasendis olema, sest süda pidi nagu taastuma. Oota, südame kohta korraks veel, ta läks kiiremaks ja ei tulda alla nii kiiresti või? Vist oli jah midagi sellist, et tänu sellele enneolematule pingutusele jah, ma tundsin siis natukene seda südame tagumist ja sükest raskuse tunnet siin sektoris nagu, eks ma olin natukene teda nagu koormanud, aga see ei olnud mitte kordagi midagi eluohtlikku, vaid lihtsalt, et see oli sükene väike tähelepanek, mida see keha veel teeb. Aga niimoodi vaimses plaanis jah, ma selle microdosinguga nagu ei oska nagu jah, mingisugused plusse väga välja tuua. Ma jätsin selle ka vist äkki 3.-4. nädalal nagu poolel. Tundsin, et see ei ole see koht ja see viis. Ja selle microdosingu tegelikult neid viis on ju veel, et üks asi on see, et sa teed intensiivselt iga päev 2 nädalat, iga jumala päev, 2 nädalat järjest ja siis seda loetakse ka äkki mingi sõltuvusliku mustri muutmiseks. Siis oli see, mida mina tegin üle päeva, pikema perioodi jooksul. Ja siis on näiteks niimoodi, et sa teed iga nädala vahetus 2 tükki õhtul. Kas siis reede või laupäeva õhtul, kus sa oled ka rahulik juba ja see on siuke meditatiivne, siukene pooleldi tseremoniaalne nagu kogemus. Ja seda sa teed iga nädala lõpp. Mina pigem loeks ennast ja võib-olla ka äkki teistele siis. No see on individuaalne jah, et äkki võib-olla sellest alustada. Et võtta nagu nädala vahetusele endale 1 päev, iga õhtu on mul nüüd see. Ja ma teen seda mingi pikema perioodi vältel, kuni ma tunnen, et okei, ma nüüd muudan või vaatan pausi, vaatan, mis tulemused on või kuidas ma tunnen ennast. Kui me õigesti mäletan, siis minust, ma olen nii mitmest kohast kuulnud, et nii palju inimesi Silicon Valley'st on ja seal, kus on Californias siis tehnoloogia maailma süke tsenter on ja, et seal on hästi tüüpiline microdosing, hästi tüüpiline. Minu meelest nii sentega kui LSD-ga ka, et olla rohkem loovam tõenäoliselt. No minul on ainult LSD-ga see microdosingu kogemus, mis jäi ka äkki 6. päeval, või nüüd mitte ka, vaid minul jäi see 6. päeval vist katki. Aga see selleks, ma tahtsin korraks küsida, et kui sa nagu, kui sa olid seda asja nagu tegemas, kus sa selle
kus sa võtsid nagu selle instruktsiooni? See tuli sealt kohast kaasa mulle, kus ma ka need toimeained sain, et see on konkreetne õpetus, on allikas, mida ma väga nagu usaldan, jah. Et seal oligi 4 meetodit ja ma valisin selle siis, proovisin nagu siis seda. Aga pigem olen ma jah, selle nädalavahetuse poiss. Ja minu jaoks on hästi suur vahe juba energeetiliselt. Täna on minu lemmikpäev, laupäev, hommikul ma tõusen üles, mul on hoopis teine vibe. Kui ma nädala sees on, et seal on ikka see kohustus on peal, ma väga selgelt nagu tajun seda, et nüüd on mingi äripäev, ma pean tegelema, mul on kohustused, asjad. Laupäev on see, et sa tead, mitte midagi ei muutu, 48 tundi, midagi ei, nagu mingit vahet ei ole. Et see on täielik vabadus ikkagi. Ehk siis ka rännaku soovitaksin mina võib-olla jätta nendesse päevadesse. Kui sa oled ikka täitsa teemast väljas juba, oled saanud võib-olla 10-12 tundi isegi pohata ja siis näiteks õhtul teed selle. Jaa. Aga jah, ütlen, et tegelikult nendest kogustest veel rääkida, et kui kellelgi on siis mikrovõimalus, siis te võite ka sealt tegelikult ju alustada oma doosi tõstmist. Proovige ära 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aga kui te tahate kohe nagu ka rännakut, siis jah, 0,5 alustada, ma arvan, on vägagi mõistlik, et see ei ole mitte midagi tegelikult. Aga on sul täna seisugu huvi? On sul täna kaasas? Et pane lauale. Et ühesõnaga, kas sul on huvi ka nagu praegu näiteks, et edaspidi kunagi microdosingu mingisuguse muu lähenemise vastu või sa tundsid, et see pole sinu teema? Pigem oleks huvi kindlasti ja vaataks seda asja uuesti nagu siis igapäevase või ülepäevase kasutusmeetodi, esimese 2 kasutusmeetodi puhul, aga ma tekitaksin sellega endale olukorra, kus ma seda saaksin teha mingi puhkuse näol. Teeksin seda puhkusel, kus ma olen ikkagi täitsa teemast väljas, et esimest korda siis võib-olla, esimest korda ma tegin ära, aga siis teist korda teeks seda seal ja siis võib-olla võiks proovida seda siin, sest tegelikult ühtepidi ei oleks üldse halb, kui sa teeksid seda mikrodoseerimist just oma tavapärases nagu keskmes, just nende asjade epitsentris, mida sa peaksidki oma elus vaatama. Et sa siis teed kõiki neid asju, igapäevast elu, oled sa pereelus, ükskõik tööasjad, kõik, et sa saad nagu selle ajaperioodi jooksul selle kogemuse kätte, sest seda sa peadki kõige rohkem vaata, see ongi su tuum. Et üks asi on jah, minna eemale, teha ära nagu oma see töö seal kuskil eemale, vaadata eemalt tagasi neid asju, see on nagu faas 1 võib-olla. Aga kindlasti järgmine mingisugune faas võiks olla nii, et sa teed seda microdosingut ja oma siis selles tavaelu kõige argisemas keskmes ja vaata siis nendel asjadel peale. Aga siis võiks olla nagu välja kujunenud mingisugune võime seda olukorda ennast distantseeruda. Need kindlasti need taimed aitavad sulle, see aitab sul seda teha. Sa distantseerud ennast sellest, et sa näeksid kõrvalt seda, mida sa teed, mida sa lood, mis inimestega sa suhtled ja seal teeksid endale siis märkmeid. Ja, sest et mida need asjad näitavad hästi selgelt alati on nagu, mis tegelikult su elus toimumas on ja kuhu maani su elulugu on jõudnud, mis faasid on jõudnud, mis kvalitatiivsed suhted on käimas. Ta toob esile, ta toob esile igast asju, nagu selgem on näha mingeid asju, mida me muidu, me oleme võib-olla nii lähedal teatud inimestele, otsustele, sündmustele, mingi tööstele asjadele, et jah, inimesel on nagu ühelt poolt suur pluss ja mõnes mõttes ka selline nagu raskuskoht, et inimene harjub kõigega, on ju, et nagu mul tuleb iga päev nagu töös ka seda päris palju ette, et nagu kas või see, kui keegi tuleb midagi, õpib mingisugust pilli mängima siin näiteks, on ju, ta tunneb, et mingisugune löök on hästi harjumatu, on ju, õnneks sellega harjub, on ju, sellega harjub ära, see on fine, on ju. Samas näiteks, kui keegi teeb mingisugust asja oma elus, mis on destruktiivne, on ju, ta harjub ka sellega ja see ei too pikas perspektiivis nii kindlasti mingit head kasu, on ju, et see mõjub just pigem nagu halvasti, nii et see, et me oleme niisugused loomad, kes harjuvad ära kõigega, inimene harjub kõigega, ja siis sellel on mitu külge ja taimed jah, väga kihvtilt on, nagu sa ütled, mainid seda distantseerumist ka, on ju, kuna see distants just kui selle karakteri ja selle autori vahel, on ju, kes on see taustal, on ju, nagu
taustal on seda kõik justkui nagu jälgimas või kogemas pealt, siis selle distantsi tõttu on selgem näha nagu, mis tegelikult toimumas on. Yeah. Watcher on the Hills ütleb selle kohta ja siis mine sinna mäe otsa ja jää selleks vaatajaks, ütleb nagu see Osho selle kohta ja seal on üldse oma tõde sees, et see olekski võib-olla siukene üleüldine mingisugune soovituslik tõde selles kogu selles inimeseks olemises, et proovi võib-olla ennast eristada kõigest sellest, et jah, pane ennast koos kõikide oma murede tegevustega nagu siia a la laua peale ja mine ise natuke kõrgemale ja näe seda eemalt. Seda võib teha meditatiivselt nagu niimoodi teadlikult ka oma tavapäevas ilma taimede abita, aga võib-olla taimed oleks siis need, kes aitavad, et mõne jaoks võis see lause, mis ma siin praegu tutsin, täielik voodoo'na tunduda, et mida see vend ajab on. Ta tuli siia juba tarvitanuna midagi. Aga äkki see ongi kogu see tõde, jah, et ja siis sa saad aru, et sa ei ole need probleemid, no nii nagu mina oma selles suurel kettimise vaska üritusel aru sain, ja sa ei ole need probleemid, see ei ole nagu mõnes mõttes nagu siukene, nagu ma ütlen, kas ma võin öelda tõeline või? Nii ei saa päris öelda, ta on nagu selles füüsises reaalsuses tõeline, aga ta ei ole nagu oluline. Ja ta ei ole see essents, mis täpselt, sa tegelikult oled. Jah, täpselt, sa ei ole see, kes sa tegelikult nagu oled, et sa oled nagu midagi väga sügavamat lahedalt ja tõuse sinna, kus sa oled. Sa oled see ekraan, kuhu film on kuvatud, aga sa ei ole see, mis on kuvatud sinna, sa oled see ekraan, millele kõik see on kuvatud. See on üks suurepärane, ma ei tea, kas on Rupert Spira originaalmetafoor, aga ta tihti toob seda esile, et see on ekraan ja siis on see projektsioon seal ekraani peal, kino mõttes on et see kuvatakse sinna ekraanile. Et sa oled kino, mitte film, mis seal jookseb. Elu on kino ja sina proovi mitte ekselda selles filmis, arvata, et sa oled see igapäevaselt arvata, et sa oled see, mis seal ekraanil toimub, on ju. Selles mõttes, et see, mis seal ekraanil toimub, kui sa seda vaatad, see võib olla nii kurb ja mitte kurb ja supernunnu ja siis on et see pekki selle, aga selle kogu asja taustal on kogu aeg see sama ekraan, kes lihtsalt laseb enda peale kuvada seda, mis on juhtumas, on et see ekraan tegelikult. Sa oled muidugi kõik see, aga kõige primaarsem mõttes sa oled see ekraan. So, hästi, sa võtsid ka nii hästi tegelikult just viimase jutuga selle kogu värgi hästi kokku. Tuleb üks asi veel meelde, mida ma pean siin kõva häälega endale ja kõigile üles tunnistama. No enne kõik ise endale, sest need head avastused, pooleldi nagu vaimne. Ja tegelikult miks mul see mikrodoseering siis nagu ebamugavust tekitas ja miks ma selle pooleli jätsin, et pigem võib-olla oligi see, et see võimendas ja tõi selle stressi ja selle ärevuse, mis nagu mul igapäevaselt tõi nii tugevalt esile, et see oligi nagu nii-öelda see message, et kui ma midagi sellest õppisin, siis seda. Et see peaks siis olema nagu jah, see on minu nagu sukene õppetund, et kuidas nagu seda nagu mitte tekitada, luua, et mis on see signaal, et see oli see signaal, mille ma sealt tegelikult sain. Et võib-olla siis tõesti minna korra eemale, teha seal siis kas rännak või rännakute seeria niimoodi ja siis võtta vastu mingid otsused, et ma iga päeva elus ei peaks, et iga päev oleks nagu laupäev. Jah, täpselt, mis on ka tänane päev. Tänane päev on kõige parem päev. Aga täna on laupäev, nii et ma hakkan liikuma Haapsalu suunas. Mis sa veel täna pärast teed? Ei, mina tea. Isa juurde lähen sööma, isa teeb süüa. See on teine üks sukene laupäeva rituaal. Väga head toitu teeb. Äge. Super. Üliäge saada see Vol 2 ja taime speciali otsa. Järgmine kord siis Hero Special. Õnneks me nii kaugele ja ei ole läinud, aga ei pruugi loodetavasti minna. Aga me oleme väga tänulikud. Thanks sulle. Ja aitäh kõigile, kes kuulasid ja vaatasid ja järgmise korrani.